Korralik sügiskünd on üheks eelduseks järgneva põllukultuuri hea saagikuse tagamiseks. Sügiskünnil agrotehniliste möödalaskmistega põhjustatud probleeme võime küll järgnevate mullaharimistega vähendada, kuid mitte täielikult kõrvaldada. Mida kvaliteetsem on künd, seda vähem intensiivsemalt saab teha kevadise mullaharimise. Hea künd ei tähenda mitte ainult sileda mullapinna saamist, vaid tähendab ka kündmist väiksema kütusekuluga. Kündmist, mis ei kuluta liigselt rehve, jõuülekannet, ripssüsteemi ega atra ja mis on väga oluline. Hea künd tähendab kündmist, mis ei väsita traktoristi. Künni sügavus sõltub peamiselt 3 asjaolust. Esiteks eelnevast kultuurist, teiseks künnile järgnevast kultuurist ning 3. huumushorisondi tüsedusest. Arvestama peaks ka majandusliku asjaoluga. Iga lisanduv sentimeeter künni sügavuses võtab umbkaudu 5% lisakütust. Keskmise sügavusega künd on kuni 20 sentimeetrit sügav. Kui huumushorisont on 20 sentimeetri paksune, siis sügavamat kündi teha ei ole mõttekas. Sügav künd jääb 20 ja 30 sentimeetri vahele. Katsed on näidanud, et haljasväetiste sügiskünd sügavusega 22–25 sentimeetrit mõjub järgneva talivilja saagikusele soodsamalt kui keskmise sügavusega künd. Kui künd toimub teravilja lõikuse järel, siis sõltub künni sügavus sellest, kui palju jätab teravili põhku maha. Kui teraviljale järgneb teravili, siis on sügavama künni mõju järelkultuurile soodsam, sest taime laguproduktide mõju on väiksem ja põhk jaotub ühtlasemalt. Adra suuremateks osadeks on veoseadis, raam ja veermik. Pöördpea abil pööratakse ader ringi nii, et alumised adrakorpused koos sahatalla ja ketasnoaga tõusevad üles ja ülemised pöörduvad alla. Saha juures on tähtsaim osa hõlm. Hõlma ülesandeks on künniviilu pööramine, mulla kobestamine ja mulla uuele kohale nihutamine. Hõlma kujust, paindest ning materjalist ja selle töötlusest sõltub künni kvaliteet. Adratera lõikab vao põhjas künniviilu lahti ja suunab selle hõlmale. Oluline osa künniviilu pööramisel on ka hõlma rinnal. Saha juurde kuuluvad veel nurgalõikur ja vannas. Tugiratas toetab atra tervikuna. Ketasnuga on ette nähtud viilu lahti lõikamiseks vao seinast, tagades tugeva ja puhta vao seina, mis omakorda annab tallale hea toetuse ning väikese kulumise. Noa sügavus tuleb reguleerida selliseks, et 1/3 noa läbimõõdust lõikuks maasse, 2/3 ulatuses maapinnale jääv osa kindlustab noa veeremise. Ketasnuga paikneb kas kõikidel korpustel või vähemalt viimasel korpusel. Enamus atru on varustatud kivikaitsesüsteemiga. Kivikaitse koosneb lehtvedrudest. Saha maksimaalne tõstukõrgus suurte kivide ületamisel on väga tähtis adra tööparameeter, mis mõjutab oluliselt töökindlust. Kivikaitse kaitseb tegelikult kogu traktorit, sest kui ader kivi taha kinni jäädes järele ei annaks, hakkaks see lõhkuma ripssüsteemi ja mootorit. Künnil peavad taimede jäänused saama kaetud mullaga. Et viilu pööramine oleks suurem ja taimejäänuste katmine mullaga parem, kasutatakse atradel eelkoorelit või nurgalõikurit. Nurgalõikuri ülesanne on eraldada põhisaha viilust kündmata põllupoolne kamarakiht paksusega 5–7 sentimeetrit ja laiusega kuni 2/3 põhisaha viilu laiusest ning paisata see vakku enne põhisaha viilu kummutamist. Ümberpööratud viil toetub eelmisele viilule ära lõigatud osaga, nii ei jää künniviilude vahelt välja kõrretüü ja umbrohud ning neid keeratakse põhisaha poolt vao põhja. Põld peab olema kogu ulatuses ühtlase sügavusega küntud. Viilud peavad olema võrdse laiusega ja liituma eelnevate viiludega tihedalt. Künniviilud ei tohi seista oma serva peal ja nad ei tohi olla ka liiga tasased. Selleks peab künniviil olema pööratud 135–145 kraadi.
Selliselt pööratud künniviil tagab soodsa vee ja õhurežiimi kõrre, tüü ja rohukamara kõdunemisel. Künd peab olema kogu põllu ulatuses ühtlase sügavusega, künniviil pööratud ja murendatud. Kõrre, tüü ja põhk peavad olema maetud. Viiluhari peab olema selgelt eristatav põllu kogu pikkuse ulatuses ja see on vajalik, et vähendada tuule ja vee põhjustatud mullaosakeste ärakannet. Korralikult pööratud viilud peavad tagama piisava mulla tulevase külvi aluse moodustamiseks nii, et järgneva kultiveerimisega ei toodaks pinnale kõrre, tüüd ega rohelisi mättaid. Künniviil ei tohi laguneda suurteks pankadeks ja kamakateks, vaid peab sisaldama piisavalt mulda, milles oleks võimalik harida hea külvi alus. Künda tuleks õigel ajal ja sobiva kiirusega. Väiksem kiirus ei taga piisavat tootlikkust ja suurem kiirus nõutavat kvaliteeti. Mitte kõikidel mullatüüpidel ja kõikidel ilmastikutingimustes ei saa sõita ühesuguse kiirusega. Esmajärjekorras määravad kiiruse mulla niiskusaste ja adrasahkade konstruktsioon. Sobilikuks künniagregaadi liikumiskiiruseks on 5–8 kilomeetrit tunnis. Aeglasemal künnil jääb selgem künniviil. Töökiiruse suurenedes saadakse siledam künd. Pööratud künniviil jääb õhem ja muld heidetakse rohkem eelmise viilu peale. Pöördadrad töötavad põllul edasi-tagasi liikudes, tagades ilma algus- ja lõpuvagudeta silekünni. Liikumist alustatakse ühest põlluservast ja liigutakse teise põlluserva poole süstikviisiliselt. Süstikkünni adral ehk pöördadral on ühisele raamile paigaldatud paremale ja vasakule pööratavate paarissahkade komplektid, mis põllul edasi-tagasi liikudes vaheldumisi töötavad. Võrreldes tavaadraga on pöördadraga kündmisel järgmised eelised. See säästab oluliselt aega, kaob aega nõudev alustamine ja lõpetamine, ei ole sügavaid lõpuvagusid ega kokku kündi, ei ole tühi sõite pöörderibadel ning järgnev mullaharimine on lihtsam ja kiirem. Kui kõik teadmised ja oskused on edukalt realiseeritud, on tulemuseks künd, mis on silmale ilus vaadata, mis tagab hea saagikuse järgmiseks aastaks ja mis ei ole ka üldse väheoluline, motiveerib traktoristi oma tööd ikka paremini ja paremini tegema. Tänapäeval on kasutusel kombineeritud agregaadid, et teha mitut tööd üheaegselt ja vähendada ka mulla tallamist. Haakeriistade nimetused varieeruvad erinevate firmade lõiked. Kõigi taoliste agregaatide nagu randaal, rullrandaal ja ketaskoorel peamisteks osadeks on ketastööseadised ja rullid. Suuremate ketastega agregaate nimetatakse sagedamini randaalidega. Lihtsate või kombineeritud randaalide kasutusaladeks on kõrre koorimine, samuti külvieelne mullaharimine, seda nii minimeeritud mullaharimise kui ka künnipõhise puhul. Agregaadi ülesanneteks on mulla segamine ja kobestamine, põllupinna tasandamine, külviaseme ettevalmistamine, kamara purustamine enne kündi, umbrohtude hävitamine ja põhu ning väetiste, näiteks vedelsõnniku segamine mullaga. Randaali kasutamisel, minimeeritud mullaharimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata sügisese mullaharimise kvaliteetsele ja õigeaegsele läbiviimisele. Seda just umbrohu tõrjet ja taimehaigusi silmas pidades, sest pindmisel harimisel on oht, et umbrohud ja haigustekitajad jäävad pinnakihti ja ei hävi sama hästi kui künnil. Korraliku sügisese mullaharimisega luuakse võimalus kevadise ja isegi kasvuaegse mullaharimise intensiivsuse vähendamiseks. See tähendab, et saab kokku hoida harimiskordade ja harimissügavuse arvel. Tüükultivaatorit
ja ka kombineeritud kultivaatorid, mis ühendavad endas käppade või piidega kobesti ja randaali omadused, kasutatakse nagu erinevaid randaalegi kõrre koorimiseks, külviaseme valmistamiseks nii künnieelselt kui ka minimeeritud harimise puhul. Lisaks sobib tüükultivaator künni asendamiseks ja mulla tihese kõrvaldamiseks künnikihis või künnialuses kihis. Tüükultivaatori töösügavus on randaaliga võrreldes suurem. Agregaadi ketaste töösügavus jääb 5–16 cm vahele ja piide sügavus on kuni 30 cm. Tüükultivaatorit kutsutakse sageli rahvasuus sügavkobestiks, kuid spetsiaalsel sügavkobestamisel on kasutusel teistsugune tugevate piidega harimisriist, mis töötab 35–50 cm sügavusel. Peamiseks ülesandeks tüükultivaatoril on mulla sügavam kobestamine piide abil. Kobestamine soodustab taimejäänuste lagunemist, varise ja umbrohuseemnete tärkamist. Lisaks on tähtis töövegetatiivsete umbrohtude võsundite ja roomjuurte läbilõikamine ja tükeldamine ning taimejäänustelt pärinevate haigustekitajate mulda viimine. Tüükultivaatoriga kobestamine tagab künniga võrreldes paremad hüdrofüüsikalised näitajad ülemises mullakihis. Kobedam mullakiht tagab parema aeratsiooni, suurema mulla veevaru ja seega soodsamad tingimused seemnete idanemisel. Tüükultivaatoriga kobestamise kasuks künni asendamisel räägib ka kõrgem tootlikkus tunnis.